Tere, head metsasõbrad! Erametsaliit taas Facebookis live ülekannet tegemas. Enne kui tänase teema juurde läheme ja osavõtjaid tutvustan, siis vabandused kohe ette on tuuline ilm. On tuuline ilm, mis tähendab seda, et meie ülekande kvaliteet võib kannatada. Aga kuna me tänase loo teeme metsa uuendamises, siis vabandused, aga me ei saa seda kontoris teha tuulevaiksetes tingimustes, me peame looduses olema. Nii et katsume nende ebamugavustega kuidagi hakkama saada ja loodetavasti on meie juttu kuulda ikka ka. Aga täna siis Peeter Kuuse, Vändra metsaühingu eestvedaja, on siin metsa uuendamisjuttu puhumas. Anniki Lepik, meie kommunikatsioonijuht, hoiab kaamerat ja püüab teie küsimusi ka vahendada. Kui te need chati olete kirjutanud, loodetavasti on Annikil näha. Ja mina, Jaanus, olen Erametsaliidu tegevjuht. Enne kui me siin nende konkreetsete toimetamiste juurde läheme, siis natuke seda üldist teema avamist ka, et kui me vaatame, kuidas meil erametsades selle metsa uuendamisega asjad on läinud, siis paarikümne aasta jooksul on tehtud ikka päris märkimisväärne areng läbi. Me siin just mõni aeg tagasi lõime numbrid kokku ja vaatasime näiteks 20 aasta taguse ajaga, kui raiemaht oli suurusjärguna sama nagu praegu, sajandi vahetusel, siis oli metsa uuenduse just ka istutamise teel maht circa 8 korda väiksem erametsades, kui ta praegu on. Ja me oleme jõudnud sellise iga-aastase umbes 16 miljonise taime istutamise tasemele aastaid. See number kasvas. Nüüd on ta niimoodi stabiliseerunud, siin mõni aeg tagasi raiemaht natuke alla ka läinud, et ma ei tea, kas see nüüd mõjutab siis kuidagi istutusaktiivsust ka natuke, aga sellisel ma arvan, et päris heal nivool oleme praegu püsima jäänud. Küsikski Peetri käest, et kuidas siis siin Vändra ja võib-olla laiemalt ka Pärnumaa metsaomanike huvi metsaistutamise vastu ja on siin ka huvis mingisuguseid arenguid märgata? No tegelikult on huvi iseenesest väga suur, sellepärast et inimesed on nagu endale teadvustanud seda, et nad on ju saanud metsareeglina, räägime siis sellest väikemetsaomanikust või nii. Nad on ju kuskil saanud kellegi töö, Viljan oli siis, reeglina see vanaisa või keegi teine ja siis eks see kohuse tunne või see tagasiandmisrõõm on ju ka, et ma nüüd seda, et kui see raiemaht väheneb, et ma seda istutusmahu vähenemist võib-olla nii sellises nagu samas proportsioonis ei näegi, sellepärast, et esiteks on teatud langid sellised, kus on nagu peab ju paar aastat vahel hoidma okaspuulangid, ehk siis me ju võib-olla täna istutame seda, me lõikasime 2-3 aastat tagasi ja kui inimene nägi, et ikkagi loodus ei andnud midagi ja siis ta tuleb ja küsib, et mis ma teen ja siis nagu ütled, et tegelikult võiks ju istutada, et see on nagu kõige parem viis nagu uuendamisele kaasa aitamiseks. Ma ei mõtlegi, sest loodus on meil nii hea, et tegelikult reeglina, kui ei ole midagi väga hullu, siis ta uuendab ju kõik ise ära. Kas me peaksime istutusmahtu erametsades veel ülespoole pressima või ongi see hea tase, mis me praegu saavutanud oleme? Ma arvan, et see on täna on ta ikkagi optimaalne, sellepärast, et siin tekib ju see küsimus, et keegi peab ju selle töö ära ka tegema. Et ütleme, kui inimene elab Tallinnas ja ta mets on Võrumaal, et ja tõesti tal sinna 2 hektarit istuta minna, väga ilus on, et talgud ja terve suguvõsa tuleb kokku ja siuke nagu, niikuinii me saame tänapäeva ühiskonnast nii vähe saama omavahel kokku, et siis võib-olla oleks see koht, kus suguvõsa saab kokkugi üldse. Aga ma arvan, et see, et nagu väga, ega ju kõik, mis on pressiminega ja plaanimajandusega, see ei ole ka nagu see, me oleme selles ajastul elanud. Just. Et pigem ikka soovitused ja nõuanne, eks ole, ja siis omanik ise otsustab ja omaniku abistamine. Kui sa ütlesid, et keegi peab selle töö ära tegema, see istutamistöö ja kui nüüd ei ole seda varianti, et suguvõsa tuleb kokku ja niimoodi koos istutab Vändra metsaühingu poolt, teete ära või toote taimed ja istutate või? Mida pakute oma liikmetele? Me ikka, kui inimene küsib, et ta tahab teha, et tahab istutada, räägib ära ja siis me oleme reeglina, kui ei ole nüüd päris 100 taimet, siis me oleme ikkagi vastutunde ära teinud, sest väga raske on seda teha. Okei. Aga mis see taimede maht on, mis teie siin oma liikmetele vahendate ja kus kohast need taimed tulevad? Meie võtame taimed läbi keskühistu, me oleme niisugused mugavad. Kas mugavad või? Selles mõttes minu arust on see läbi keskühistu väga hea ka võtta, et kuna see on ühis ju hange, siis hinnad on nagu
ikkagi noh, kas nad nüüd dimensioon odavamad on, aga nad on ikkagi odavamad, kui on, kui sa lähed eraomanikuna ja kes oli siis taimlasse lähed eraomanikuna ja ütled, et ma tahan 200 taime, siis ja kui sa ühistu liige oli, siis nad kõigepealt ütlevad, unusta ära ja siis kui sa vist, ma olen kunagi alustanud ise istutamist, siis kui ma ühistus ei olnud, ma võin oma heast kogemusest rääkida, siis ma läksin, võtsin nagu need potitaimi tahtsin 10 000 ilusti sügis ja kõik tellisin ära, siis öeldi, jah, saab, aga maksa kohe ära. No jaa, ei ole taimemüüjal ka usaldus. Ja tule ise järgi. Ja tule ise järgi. Siis Mulgimaalt lähed Võrumaale. Aga kui sa läbi ühistu võtad, esiteks saad sa kas või 100 saanguleppa, kui sa tahad. See tuuakse sul kõiki ühte kindlasse lokatsioonipunkti ära, sa ei pea ju selle transpordi eest. No muidugi ise pead järgi tulema, aga see on ju väga mugav ja sul on see kindlus ka, et sa saad selle. Just. Mugavat ja usaldusväärset teenust. Täpselt. See, mida metsavankul vaja läheb. Okei, räägime konkreetsemalt, et me oleme Tori vallas ühe langi peal, kus sa siin istutamist korraldad, et kus kohas see taim tulnud on ja mis see taim on tegelikult, nüüd päris ausalt on ta Eesti seemest ja Saksamaal on ta kasvatatud. Ja see on läbi keskühistu minu arust süsteem. No, ütleme nii, et Saksast on see tulnud seda taim. Aga ta on Eesti seemnega. Ta on Eesti serdiga ja selles mõttes, et taimel on ju vaja seda passi ja seda. Ja see on väga korralik, nad on, kuna ma tean ka seda, kes siin Pärnumaal korraldab seda, ütleme seda inimest isiklikult, et me oleme kogu aeg olnud nagu väikest tagasisidet andnud, et nad on näiteks need samad suured taimed, milleni me jõuame, et nad lõikavad need juure selles, et narmas juured veel korra aastas läbi, et ei tekiks see väga suurt puhmast alla. Ei, väga korralik taim on. Okei, aga räägi sellest taimest tegelikult ka natuke lähemalt. Ma ei tea, kui me saame kaameraga sinna, saad sa võtta ühe taime sealt ämbrist ja näidata seda, et miks ta siis kuusetaim nagu kuusetaim ju ikka, aga natuke on ta ikkagi eripärane ka. No ta on jah, see nüüd siis selle aasta, ütleme siis nii, et ma otsin kuskil väiksega, ma leidsin väikse teed. Nii, ma leidsin teed. Väga lihtne näide. See on nüüd XXL taim. Oota. Mine. Taimiva! Ei saa, mine auto juurde. Töö käib. Ma tulen Leho pärast. Mine auto juurde palun. Ma tulen sinna. See on nüüd XXL taim. See on 3-aastane. See on välja sorditud, see on siis ütleme, ta on alates 50, tegelikult on ta 50 kuni 80, aga mõni on pikem. Ja see on siis 3-aastane standard taim. Ma ei... Oluline vahe. Ei, on ka väga ilus taim. Ei ole absoluutselt mitte midagi. Paha öelda. Kuna neid me, ühistus, mina võtsin ja siis võttis veel üks, siis keegi ei olnud, kõik nägid, siis ma nüüd olen kõigile propageerinud teda. Sest tegelikult, kui nüüd selle taime hind on 23 senti pluss käibemaks. Ja selle taime hind on 26 senti pluss käibemaks. Siis ma saan aru, 3 senti on suur raha. Aga kui on niisugused rohused ja nagu hästi koht on, kus lank läheb rohtu või kus on nagu lehtpuu võsa tuleb, et esiteks neid on nagu lihtsam nagu hooldada. Ja sa ei pea seal nagu, kui selle, siis sa pead rohusest välja ja istutamisel on nüüd see taim on siis tõesti on selle taime vahe 5 senti. Ütleme nii, et see on 5 senti kallim selle istutamine kui see. Aga ütleme nii, et kui neid ikkagi paned 1800 langi peale, ehk siis hektari peale, neid ma arvan, et mina panen 1600 kuni 1650, siis ma olen kindel, et ma tean, kui kõik lähevad ja enamus lähevadki, siis tundub ka, et ülekattega, aga meil on ju ka omad normid toetuse saanud. Ja, ei seda muidugi. Okei, et eks see on nagu tihti eluvaldkondades nii, et alguses investeerid rohkem, aga pärast on selle võrra jälle kergem või viljad paremad, et kallim on see suurema taime
mahapanek ja ostmine, aga pärast on hooldusega ikkagi oluliselt kergem. No ütleme nii, et hooldusega ma ise olen arvamusel, et kui võtame nii, et 4-aastases välbas, ajavälbas, et noh, nagu seda väikest taime peaks iga aasta nagu ära hooldama. Sest sellest ma arvan, et sellega saab esimene aasta ja ütleme 3. aasta, et saab 2 korraga hakkama. No see on, rahaliselt on see ikkagi juba võit. Kindlasti. Okei. Kuusk on põhiline puulik tõenäoliselt, mida siin uuendamisel kasutate, kuidas selliste liikidega, mis ulukite osas õrnemad on. No, männi istutamisest oleme erametsadest palju rääkinud, et me oleme männi aladele ka kuuske olnud sunnitud istutama, et me pole nii jõukad, et ulukeid niimoodi männiga toita kogu aeg. Kuigi nüüd on tegelikult tulnud neid uudiseid, et männitaimede müügimaht on kasvanud ka just erasektoril. Mis sinu vaade siin on, et näiteks männi kasvatamise osas? No mina arvan, et mändi peaks ikkagi kasvatama, sellepärast, et tegelikult on ju mänd, räägime siis nii, et ta on ju metsas on üks kallimaid puid. Ja kui ta minema saab ja sealt ulukites sellest, et noh, eks see omanik peab ise ka olema, siis natuke siin on ju teatud vahendid, millega üle pritsida ja aeda võib teha. Aedade üle meil on ka vaidlusi öelnud, et kas see on normaalne, et meil metsad on aedu täis lõpuks Kesk-Euroopas, et on öeldud, et pole ka kõige mõistlikum. No mina olen isiklikult, meil on ilus näide seal, kus ma käin jahil ise, et omanik tegi ilus aia ja pani hübriidaaba, väga ilus aab oli, 10 aastat. Ja siis naabrid kinnistu pealt, kahjuks tuli üks suur aab ja murdis aia maha ja terve põdrapere elas selle 3 hektari peal terve talve ja elas hästi ja põhimõtteliselt oligi, kogu aed oli tuksis. No, seda võib teha, mina arvan pigem ikkagi selle trikoga ja selle, on ka lambavill, pange tutt otsa ja kui suured mahud ei ole, aitab väga hästi. Räägitakse loomaverega, seda kuskilt saada ei ole. Okei, et pingutust on vaja, et männikultuure saada, aga on võimalik. No männiga on ka nõnda, et tegelikult teatud kasvukohatüübid, et männikülv on üks väga... Esiteks see tuleb hästi tihedalt ja sealt huvitav on see, et meil on paar külvi, mis me oleme teinud, karusamblas ja pohlas. Ja sealt tuleb ka looduslikku nõnda, et tal on ka, nagu sealt tuleb see lugema, ma olen teinud 6-7 tuhat, tal on ka süüa ja kui ta, ega miks siis teatud ajal ja miks ka Rootsis vanasti ülekattega istutati, pool istutatigi söögiks ju. Kui päris aus olla. No jaa, me oleme tegelikult endale need algtiheduse nõudeid allapoole viinud ja männi osas sai viidud, enne oli 3000 taime hektari peale. Praegu on 2600 või seda. Kuusele oli ka ju viide alla. Siin tegelikult ülikooli mehed uurisid asja ja et on arvamus, et tegelikult me nii palju ei pea panema. Aga Peeter, kui sa tegelikult taimed võtsid, et võib-olla sa selle ühe suure taimebaasil näitad ka oma istutusvõtte ära, et tegelikult eks metsarahvas on ju taimi küll ja veel istutanud ja võib mõelda, et ühe ülbaline töö, aga ma arvan, et igal ühel on mingisugused omad nõksud ka ja omad sellised, ütleme siis nii, et kohad, millele tuleb tähelepanu pöörata. No mina näitaks siis, võtame siis 3 taime. 2, 3, need on kõik on suksed parajad vitsad, neid on hea muidugi maa sisse ka suruda. Ma näitan siin samas, et siis me ei pea kaugel, ma võtan kaugele ei pea siis minema, et tuul jälle segab, aga mina isiklikult istutan nii. Ma tean, sedasi teatud metsamehed ütlevad, ei või. Nii. Aga see taim peab olema hästi, need narmasjuured peavad olema ära kärbitud. Ma tulen seda pidi, jah. Narmasjuured ära kärbitud ja sellisel moel taim maasse. Nii, nüüd ei läinud. Nüüd ma sain aru kehvasti. Siis ma teen risti. Rist peale, jah. Siis ma teen. Ja põhiline on see, et siia ei tohi ühtegi seda valget juurt, nii,
tundub, et jäi, siis ma võtan veel siit mulda juurde ja alati, et ära kontrollida, siis ma võtan tal tutist kinni. Kui ta liigub, siis on ta lahti. Okay. Nii, kui on parem pind, ma arvan, loodan, et siin on. Ei ole. Siin on. See on nüüd nagu mugava inimese istub. Okei. Ja. Kinni. Kinni. Proovi. Ja. Väga korralikult kinni. Mõlemad on korralikult ja eriti hoorsad peremehed teevad siis nõnda. Nii. Ehk siis paevad augu ja siis astuvad kinni, võtavad taimest kinni, lähevad lahti. Järelikult tuleb mulda juurde panna. Siis põhiline on see, et ta peab kinni olema. No. Kui ta kinni ei ole, siis on hukkumise oht. No päris suur. Ja kui ta see valge juur välja jääb, siis ta põeb päris kaua. Noh, on igasuguseid. Noh, aga selle suure taimega ongi, sellega peab rahulikult võtma. Ega sellega kuhugi joosta ei ole. Sest noh, ega no väike ka iga taimega on olnud. Okei. Üha popimaks läheb ka sügisene istutamine. Mis sa sellest arvad? Väga positiivselt. Väga positiivselt. See on mullas niiskust piisavalt. Ei ole kevadine põud, ei tee liiga. Jah. Sest noh, potitaimega on nüüd muidugi sedasi, et seda peab vaatama. Et päris turba sisse, et võtta ta nagu reeglin ikka juurdu sügis ära. Ja kui sa paned turba mulla sisse, mis on turbasem muld. See on tal väga huvitav komme, ma olen isiklikult näinud. Nii. Kevada lähed kontrolli tegema kultuuril. Sa vaatad, et mingi kurikael on laangi peal käinud, et mingi 20% potte on välja viskanud. Ta külmub ära, ta on ju ikkagi, see pott on ju selles mõttes, et ta on ju ikkagi vesine. Ja kui see turba sisse ja kui külm tuleb peale, siis ta viskab pesast, viskab välja. Aga paljas juursed, ma arvan, sellel on vahet. Okei. Noh, kui ta on juba ära puitunud ja sügised, kui saab, sest noh, kuivematesse lankidesse mina raudselt ei istutaks sügise. Ja see muidugi optimeerib seda kevadise ja sügise istutuse ajakulu ka ikkagi. Ja kindlasti. Noh, talumehed teevad ka ju talivilja, suvivilja. Just. Et võime talimetsakultuuri ka teha. No ega siin ei ole, siin ju minu arust on Eestis ikka sügise päris. Ja see on täitsa popiks läinud ja need, noh, taimemüügi mahudki on ju sügiseti kasvanud. Jah. Taimed siis maha pannakse, mis sügisel maha müüakse. Okei. On sul veel metsaomanikele häid õpetussõnu jagada või midagi, mida südamele panna? Südamele panna, et armastagu oma metsa. Selles mõttes, et ega selle metsaga on nõnda, et kui sa pead teda armastama ja see, et noh, ma ei hakka rääkima seda juttu, et mida siin teatud meediakanalid, see, et ma ei hakka, et igal ühel on oma arvamus ja meil on demokraatlik riik, aga kui sa oma metsa armastad, siis on sellega ikka lihtne. Et see ongi kõige tähtsam, kui sa seda nagu südamega teed, siis on ta nagu noh. Ja eks praktikas armastus metsa vastu väljendub ju selles ka, et oled loodusest võtnud, siis paned tagasi ka, uuendad ja hooldad seda uuendust ja aitadki metsal taas suureks sirguda. No täpselt nii, sellepärast, et ega me ju kõik lõikame seda, mida me ise ju ei, noh, annaks jumal, noh, jah, mina olen üle 50, et mul on muidugi üks mets, mis ma tean, mis ma olen istutanud ja mul on ikkagi väga kõva plaan, et ma näen ikka, et noh, 20 aastat elan veel, siis ma saan selle enda oma veel ära lõigata, sest ta on praegu 25 aastane.
aga noh, see selleks. Jaa. Ma ei tea, kas meil on küsimusi ka tulnud, et vist ei ole ja kas meil kuulajad vaatad on nad, palju nad üldse on meie sellest tekstist täna aru saanud, sest Tuul on siin omajagu pahandust teinud, et vabandused veel kord selle pärast, aga no ma ütlesin, et kui looduses toimetame, siis teistmoodi ei saa, et need tingimused meil praegu on. Nii, aga mõtlen, et mis siit need kõlama täna jäi, on see, et mida me tegelikult erametsandsorganisatsioonide poolt jutt, mida me oleme küll söögi alla, söögi peale rääkinud, aga tasub ikka veel rääkida, et metsaomanikel tasub metsaühistute poole abi saamiseks pöörduda, siin Vändramaa näide, eks ole, kuidas taimed ühiselt tellitakse ja kohale nad tuuakse, et seda tõesti päriselt reaalselt abi metsaühistutes saabki, seda abi tasub ära kasutada, see on üks asi. Aga teine asi siis see, et uuendamisel võib-olla tasub alguses isegi natuke rohkem investeerida, et hea taim osta ja väga kvaliteetselt istutada, siis on hiljem kergem ja tõenäosus suurem, et lähevadki hästi kasvama. No jah, ta kindlasti teine asi see, et ütleme siis, et sa ju võidad ikkagi 1-3-4 on see aastat, noh, kui me vaatasime seda väikest ja suurt, on see ajavälp, sest noh, ega nad teisel aastal nad kõik taimed enam-vähem vähe põevad, nad on ju potitaim isegi rohkem mõnikord võib-olla, sest ta on tulnud ju ikkagi väga hoolitsetud ilusast lasteaiast ja nüüd ta peab tulema kuhugi, kus on võitlus ja ei kasteta ja sedasi ja no, aga ega siis inimesed võivad ise katsetada, sellepärast, et mina hakkasin ka pihta sellega, et oma ikka rumal õpib enda vigadest, mitte teiste omadest, tark õpib teiste omadest. Aga noh, ühistust võib ikka, mina arvan, et ühistutega käest võib alati küsida, ei ole küsimust ja kui ei ole, alati võib kirjutada ja see ei ole üldse mingisugune häbiasi, sellepärast, et ega mina ka kõiki asju tähendab ehitusest, ma küsin ka spetsialisti käest ja hambaarstitooli ma ei ole ka ostnud. Just nii, et iga kingset peab oma listude juurde ja tasub usaldada metsandusvaldkonna professionaale ja metsaühistutes nad kindlasti olemas on. Ei, absoluutselt. Okei, aga selline videolõik täna siis ja uute kohtumisteni. Aitäh, Peeter! Jah, suur tänu!